Tänulikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalil. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja täna me räägime sagedustest ja sõnadest. Ma lindistan praegu seda videot teist korda, sellepärast esimene kord ma unustasin endale kõrvaklappi pähe panemast ja kuna mul arvutis mikrofon on tuksis, siis loomulikult ei jäänud heli niimoodi peale, nagu ta oleks pidanud jääma. Et praegune heli, mis läbi selle mikrofoni tuleb, selle kõrvaklapi mikrofoni, on parim, mis hetkel saadaval on. Ja täna siis sagedusest ja sõnadest. Ehk siis küsimus on selles, et miks meie sagedus, need, kes aurasid näevad, miks meie sagedus aura muutub, kui me räägime. Sest igaühe teekonnal, kes sagedustega töötab, tervendajad näiteks, mina olen sellega teemaga puutunud kokku üle 23 aasta, tervendajana töötanud alates aastast 2009. Ja nähes ja lugedes inimese aura välja, siis need, kes sellega tegelevad, võivad kinnitada seda, et meil aura muutub, kui inimene räägib midagi, mõtleb midagi, tunneb midagi. Aga kui me räägime täna sagedustest ja sõnadest, siis sõnadega saab üht-teist väljendada inimestena, aga sageli on sõnad puudulikud või piiratud. Ja nad võivad olla poeetilised, nad võivad olla mõjuvõimsad, nad võivad võita südameid, nad võivad algatada revolutsioone ja nad võivad panna näiteks tädi Anni sind Facebookis blokeerima. Aga universumi suures plaanis on sõnad nagu katse dirigeerida sümfooniat, kui heli tuleb piiksuvast lastepillist näiteks. Ehk siis sõnad on justkui universumi mõistes selline algne tarkvara, kõige algelisem tarkvara. Nad püüavad emotsioone kuidagi väljendada niimoodi, nagu vähegi võimalik on. Ja samas see võib tunduda nagu blenderiga mingisuguse smuuti tegemine, kui blenderikaan on lahti. Ja samas nad võivad kanda sügavat tõde. Aga samas võivad sõnad olla ka sellised, kus inimene ütleb sulle, et kõik on korras, aga samal ajal hing ihkab patja karjuda. Ehk siis sõnad võivad väljendada ühte-teist, aga nad ei pruugi väljendada alati tõde. Samas sõnad võivad tervendada ja sõnad võivad hävitada. Sõnad võivad tuua armastust ja sõnad võivad kellegile tuua väga suure kurbuse. Ja samas sõnad, et nad päriselt oma funktsiooni täidaks, vajavad ka vastuvõtlikkust. Nad vajavad tähelepanu ja vajavad vaikset meelt selle poolt, kes on vastuvõtja. Seega võiks öelda, et sõnad on sagedi nagu, kui nüüd väljendada tehnika keeles, nagu Bluetooth, et mis toimib hästi ainult siis, kui kõik töötab ideaalselt. Ja samas on sagedus justkui hinge wifi. Sagedus ei küsi näiteks seda, kas sinu kohv on joodud, teda ei huvita. Ta ei uuri sinu arvamust ega analüüsi sinu sisemist traumat lapsena. Sagedus lihtsalt eksisteerib, ta tekib, ta on nagu ootamatu unenägu, nagu suur äratundmine või nagu sõbra sõnum, mis saabub täpselt sellel hetkel, kui sul oli väga vaja seda kuulda.
ehk siis sagedus on nagu aura, justkui taustamuusika, mis tekitab aurat, et siis aura on sagedus nähtaval kujul minu jaoks. ja samas ei saa aurat tekitada tahtlikult üldjuhul. ja seda ei saa ka ette prognoosida, milliseks sinu aura muutub mingil hetkel. see ei, aga sa samas, kes on võimelised aurat nägema, näevad, kui inimene suvalises kohas näiteks seistes, kui tal hakkavad pisarad voolama, kui miski kellegi sõnades puudutas tema sees olevat sisemist last või midagi lihtsalt väga sügaval, siis see on enne näha auras. ehk siis seda näitab sageduse muutus. ehk siis, mis ma tahan siin öelda, on see, et sagedust ei saa teeselda, sõnu saab teeselda. võid öelda ühte ja mõelda teist. ja samas sagedus, kuna me oleme kõik sellises sageduse supis, kui nii võib öelda, me ei ole, sagedus ei ole ainult meie sees, ta on väljaspool, ta on igal pool, ta on universumis, ta ühendab meid kõiki üheks organismiks läbi sellise sageduse supi. siis sagedus saab meid muuta, uuendada ka siis, kui me pole valmis. eriti praegu see, mis toimub maailmas. ma ei mõtle siin seda füüsilist maailma, ma mõtlen seda energeetilist maailma, kus asjad hakkasid muutuma väljastpoolt nii-öelda tuleva tõukena. Need asjad, mis praegu maailmas toimuvad positiivses mõttes, ma mõtlen taustal, et see kõik muudab meid, uuendab meid. ja ta teeb ka seda siis, nagu ma ütlesin, kui me ei ole valmis. ja see on põhjus, miks väga paljud praegusel hetkel tunnevad ennast nagu sellises pesumasinas olevat, sest meie sees toimuvad pidevalt uuendused, muutused, energiat muutuvad, rekalibreeritakse ümber kõik asjad ja me ei saa mitte midagi teha selles osas. ja mis mulle meeldib selle asja juures, on see, et erinevalt sõnadest ei valeta sagedus mitte kunagi. ehk siis ma olen seda ammu üle 10 aasta öelnud, et see on minu lemmikväljend olnud, et energia ei valeta kunagi. inimene võib öelda mulle mida iganes, aga kui ma oskan lugeda tema sagedust, ehk siis sageduse, energia väljendus on sagedus, siis energia ei valeta kunagi. sest me oleme, usun, et te kõik olete kogenud seda või me oleme kõik kogenud seda, kuidas keegi ütleb, et küsid, et kuidas tal läheb, hästi. ütleb veel naeratusega hästi. aga samas tema energia karjub, et ma olen murdumise ääre peal. või et ma enam ei suuda, mul on tegelikult, ma üritan seda varjata, aga mul on tegelikult kõik, kui nii võib väljendada, sitasti. ja see ongi sagedus, mis seda ütleb. ehk siis see, kui sa näed seda sagedust, tajud seda sagedust, ilma filtrita, ilma maskita, ehe, alati, sõltumata sellest, mida inimese sõnad ütlevad või kuidas ta üritab oma kehakeelt nii-öelda reguleerida või varjata sellega midagi. aga kui nüüd küsida, et mis selle teadmisega peale hakata, siis soovitus on, et ära püüa kõiki nii-öelda õieti öelda. sinu aura ehk sinu sagedus räägib niikuinii sinu eest. eriti neile, kes on tundlikumad inimesed. ja kui keegi ei saa sinu sõnadest aru, siis see pole sinu ülesanne ennast tõestada ega selgitada. jah, kasuta sõnu, kui vaja, aga usalda sagedust, sest see on meie loomulik hingekeel. sest jah, sõnad võivad võita vaidlusi, aga sagedused kujundavad meie tulevikku. ja mil iganes sa kahtled, siis soovitus on, istu lihtsalt kuskile vaiksesse kohta. püüa olla vähemalt 3 minutit vaikselt. ükskõik, kas päris üksi, koos koeraga või kassiga. mingisuguse kuskil looduses, kas puu all või oja lähedal või joa lähedal või siis koos teise inimesega, aga kes on tõeliselt rahus iseendaga. ja kui sa istud seal 3 minutit vaikselt, siis ma luban sulle, et sa lahkud muutununa.
ilma igasuguse justkui põhjuseta. Ja kokkuvõtteks võib öelda, et tõesti sõnad võivad väljendada palju, aga nende mõju ja kogu see olemus on piiratud, sest sõnad vajavad koostööd, vastuvõtlikkust ja mõistmist. Sagedused on seevastu väga otsesed, ausad ja peegelduvad inimese aura väljas ilma filtriteta. Ja tänu sellele nad jõuavad kohale teise inimesele otse südamesse, hinge ja nad mõjutavad sind sügavuti, sõltumata sellest, kas sa oled valmis selleks muutuseks või mitte ja selleks nii-öelda vastuvõtmiseks. Seega, et kui sõnad võivad olla ükskõik kui kasulikud, siis suur tõde või ainus tõde peitub tegelikult sageduses, mis on vaikne ja võimas keel, millega meie hing suhtleb. Vot sellised mõtted täna. Ilusat päeva ja kohtumiseni Valguse kanalil.